Tere, olen Rein Eesutsu Foorumist ja minu kätte on jõudnud Aistik Elifi poolt. Kaart näeb siis välja selline, milline kust ta tuleb. Mis see sees on? Kasutusjuhend. Elif ise. Ja 510 adapter Ego jaoks. Nii, võtame sellest välja siis. Vaatame ikka on. Näeb välja siis selline. Mõnus pisike võrreldes Cloudboard E5-ga. Suurusvahe on päris märgatav ja ka Hana V3. Suurusvahe. Päike, maub ilusti pihku ära. Nii, vaatame siis manuali. Viis klikki peaks tööle minema. Töötab. Tea, kui hästi siit näha on, aga nii, valgus on jama. Nii või. Jah. Üleval on vasakus nurgas näitab oome, all näitab volte ja siis paremalt suurena saab muuta vatte. Saab panna ka, kas sa tahad lihtsalt volte või vatte, neid saab vahetada. Aga see vahetamine oli kolm klikki power nupule. Nii, nüüd on voldid. Nüüd saab volte muuta. Aga volte ma ei taha, ma tahan vatte. Nii. Mis on selle juures veel hea, et nuppu ei pea peal hoidma, kui tahad vatte alla või ülesse. Kuna ta on alguses suht madal, siis hoiad lihtsalt nuppu peal ja ta hakkab automaatselt kerima. Kui sul tuleb see number, mis sa tahad, vajutad vastava nupu, ehk siis vastu nupu ja ta jääb seisma. Tagasi 16 peale. Nii, 16. Siia otsa paneme Elif Lemo. Mille diameeter peaks olema 23 mm äkki. Mis on kohe märgata, et serv ei ole ühtlane. Siit poolt on üle. Siit poolt on üle. Ja ka siit poolt on üle. Igalt poolt. Aga see ei häiri, sest et pidin on ise väike. Võrreldes täispikkusega, täispikkus on isegi kõrgem kui Hana, aga madalam kui jällegi Cloudboard E5. Kuidas tossab? Mul siin sees on 90% VG.
ütleme, et päris hästi. Aku mahutavus 2200 mahhi. Seda on päris palju siukse väikse vidina jaoks. Et olen lugenud, aku peab päris kaua, oleneb palju sa tõmbad päevas. Osadel 1,5 päeva, osadel päev, osadel lausa 4 päeva. Oleneb jällegi harjumustest, palju sa tõmbad seda. Kaasa sain ka koti, veekott, mis läheb siis ümber vöö. Miks ma selle võtsin? Vaid ümber vöö, lihtne kaasas kanda. Siia peaks mahtuma tegelikult isegi 2 aistik ära, sest et need näivad sama suurusega olemas. Siia maab ja ka siia maab. Nii. Aga kuna mul 2 ei ole, siis ma saan hoopis oma lemo siia panna teiste taskusse. Sest et muidu, kui paneks koos selle lemoga, siis ta jääks välja siit kotist. Lihtsalt. Noh, siis ta jääks, kellele seda vaja on, kole. Paindesse läheb, ongi katki. Nii. Mis mulle meeldib veel selle juures on see, et lemol on 510 ühendus, hästi jama keeratav nimelt, peab välja keerama. Hanal ma ei saanudki seda õiget setupi panna, sellepärast et nii kui ma keerasin uuesti peale, näitas Omnia 3,3, iga klikiga erinevad 3,3, 4,5, 2,3, 1,9 ja nii edasi. Siia keeran otsa, näitab täpselt 1,3, nii nagu olema peab. Ei teki ohtu, et 16 vatiga sa tõmbad 5,8 takistust, mis on ilmselgelt, ta viskab liiga palju volte peale. Ja siis tuleb kärsakas, siis tuleb vatt ära võtta. Nii. Millest veel siis rääkida? Paar miinust ka selles suhtes, et inimesed, kellel ei ole micro USB laadijat, need peavad arvestama sellega, et ei tule kaasa. Laadija tuleb endal osta. Siis kui aku saab tühjaks 3,4 voldi juures, siis ennem ei saa tõmmata, kui aku on laadinud 3,65 volt, 3,65 voldi peale. Aga hetkel, kuna ma alles suhteliselt sain kätte, siis ei oska ka aku enda tavakasutamise aku vastupidavuse kohta öelda. Eks on jah, palju inimene ikkagi päevas tõmbab, aga nii palju kui inimesed on rääkinud, nad on rahul olnud aku vastupidamisega. Mis on veel üks miinused? Ma ei tea, palju saabõumida saab, sellepärast et kui ma panin selle Aspire'i peale siia, mis on Aspire Nautilus, see on 0,6 ohmi coil. Ta ütleb, et atomizer short or atomizer low, ei mäleta täpselt. Nii.
Atomizer low ja näitab 0,6. ma ei tea, ma arvan, et ühe ohmine coil on siis minimaalne, mis siia saab panna. Kokkuvõtteks mugav, väike, mahub igale poole taskusse, ei ole vaja 250 milliliitrise õllepurgi suurust asja kaasas vedada. Saab siukse väikse hakkama. Kust ma sain? Mina sain spets.lv poest, lingi jätan alla, jätan ka lingi, millised teised poed veel Eestis müüvad seda. Aga peatse kohtumisele.